Tere minu poolt ka, mina olen Aive ja olen Astro Balticus kaubanduse valdkonnajuht. Just eelkõige oma igapäevatöös aitan arendada siis uut pilvepõhist kaubanduslahendust ja kõike sellega seonduvat. Ehk siis võib-olla selline tänane ettekanne, andke mulle andeks, kui mul mingid asjad lähevad meelest ära või sõnad lähevad sassi, ei ole mu igapäevatöö, pigem on rohkem selline tehniliselt arendustiimi siis toetamine ja anda neile see visioon, et kuhu me tahame liikuda. Ja alustangi sellest, et tegelikult tänase ettekande siis ülevaade oleks selline, et kuhu need uued ostuharjumused liiguvad ja kuidas tehnoloogia on sellega seotud. Kindlasti kõik teavad, et inimesed ostlevad tänapäeval juba telefonidega, neil on mingisugused ootused kiirusele, mugavusele ja digitaalsetele kogemustele. Need kõik ootused on kindlasti ajas väga kiiresti kasvanud. Ja kliendi ostuprotsess peab olema lihtne, et tänapäeval ju kasutatakse mobiiltelefone kogu aeg, tehakse pangamakseid, telefonimakseid, et seda eeldatakse ka igal pool mujal, et mitte ainult telefoni rakenduse puhul siis nii nagu Marek rääkis, et skaneerid ja maksad, vaid ka tegelikult kassas iseteeninduslahendustes, et see oleks sujuv, mugav, kiire. Ja kuidas Astro Baltic siis sellise pilvepõhise kaubanduslahenduseni on täna jõudnud, on väga loomulik tee, et alustasime oma pilvelahenduste pakkumist just tankla lahenduste poole pealt ja siis hakkasid rahvusvahelised kliendid küsima ka, et kas teil on olemas ka sobivad kassasüsteemi, mis selles ökosüsteemis koos töötab. Ei olnud, aga kuulasime neid, saime sealt visiooni, samamoodi ka Eesti kliendid järjest rohkem hakkasid küsima seda, et tahaks panna püsti ajutist müügipunkti. Noom, nagu te kõik teate, on väga lokaalne, siis selleks kiiret lahendust ei olnud ja siis sealt saigi see tootevisioon alguse. Ja täna me oleme jõudnud selleni, et meil on olemas platvorm, kaubanduse platvorm, mis siis töötab üldise CloudX platvormiga koos ja seal ei ole lahendatud ainult kassasüsteem, vaid ongi iseteeninduskassa, samamoodi mobiilirakendus on ühendatud, et pakume lõppklientidele siis tänapäevast kliendi teekonda ja ostmise viisi, mida nemad ise eelistavad. Siis kõik teavad, et viimase 10 jooksul on kaubandus väga palju ja kiiresti digitaliseerunud. Kui varem olid füüsiline pood, e-pood ja mobiilirakendus pigem eraldiseisvad maailmad, siis täna ikkagi kliendid ootavad, et kõik need kanalid töötavad ühtemoodi, on seotud. Samamoodi on ootused, nagu ma juba ütlesin, ka ostlemisel muutunud, et oodatakse kiiret ja mugavust, lahendust. Klient ei taha seista enam järjekorras, pigem ta tahab tunda seda, et ostuprotsess on lihtne. Kaupmeestele muidugi tähendab see, et kas tema tänane tehnoloogiline platvorm kõike seda jällegi toetab. Et arengud on sinna suunas, et kõik inimesed on pigem iseseisvamad, tahavad ise juhtida, otsustada, mobiiltelefon on inimestel taskus, seda näitavad ka uuringud, et järjest rohkem see tehnoloogia muutub olulisemaks. Ja kui me mõtleme ka sellele, et siis üldine keskne süsteem ongi tavaliselt olnud kassasüsteem ehk siis POS kogu selles lahenduses. Et kui me räägime veel kord nagu traditsioonilistest kassasüsteemidest, siis paljudes poodides need töötavad üldiselt lokaalselt, on väga seotud siis kindlate seadmetega. Ja see tähendab kaupmehele seda, et kui ta soovib nüüd panna uut müügipunkti või siis lisada uusi tooteid, teenuseid,
või siis ka näiteks rakendada mobiilirakendust, siis tihti võib muutuda see väga ressursikulukaks, võtab aega, tuleb teha uuendusi lokaalselt või siis, kui on uuendused isegi automatiseeritud, siis need tavaliselt võtavad mingisuguse aja. Et ma võin tuua näiteks, et täna meil pilvepõhisel kassasüsteemil uuendused toimivad automaatselt ja see deployment aeg on selline 2 minuti ringi maksimaalselt. Tihti on ka see, et info on killustunud rohkem lokaalsete süsteemide puhul, seal on mingisugune lõtk, millal info jõuab põhibaasi, kus siis võib olla juhtkond või siis teatavad valdkonnajuhid saavad oma ülevaateid, et kõik ei ole reaalajas veel päris nähtav. Ja siis ongi, et kas see hakkab siis, kaupmees peab otsustama, et kas see hakkab teda piirama mingite otsuste tegemisel või see on midagi sellist, millega ta saab leppida. Ja nende probleemide lahendamiseks tegelikult olemegi siis edasi arendanud selle pilvepõhise kassasüsteemi. Selle lansseerimine oli eelmise aasta kevadel, põhimõtteliselt oleme aasta aega laivis olnud, juba üle-eelmisel aastal pilotiseerisime seda siis teatud enda partneritega. Ja pilvepõhise kassasüsteemi eelised ongi siis kõige suurem muutus on see, et ta on arhitektuuriliselt teistsugune, et kõik on keskses süsteemis kogu aeg reaalajas nähtav ja põhimõtteliselt need kassaseadmed on siis kliendiliides, et tegelikult täna võib seda pilvepõhist süsteemi kasutada ükstapuha millises riistvaras, kas see on siis tahvelarvuti, mobiil, on uued Android pangaterminalid näiteks, täiesti saab avada seal ka ja kasutada. Ja tegelikult väga suur eelis on siis see, et info liigub reaalajas, kõik tehingud ja andmed on kättesaadavad, see annab kaupmehele siis palju suurema paindlikkuse, et süsteemi saab kasutada nii nagu ma rääkisin, olemasoleval riistvaral, võib vahetada, võib panna püsti ajutisi müügipunkte ja tegelikult saab teha otsuseid, kampaaniaid vaadata, et kas see toode ja see kampaania toimib või ei toimi, saab teha kohe reaalajas muudatusi. Ja siia ma võib-olla jagangi meie seda Lamu pilotiseerimise lugu, et 2024 aasta suvel nemad olid nõus meid abistama ja koostööd tegema. Nemad siis suve jooksul panid püsti 2 ajutist müügipunkti. Nad käisid oma jäätisekäruga Arvamusfestivalil ja Võngefestivalil osalemas ning ilmselgelt sinna nagu noomikassasid püsti panna ei saa. Et siis nad kasutasid lihtsalt tahvelarvutit, meie tegime neile seadistuse ja täna on tegelikult olemas ka see infovahetus noomiga, et iga õhtu siis see müügiinfo jõudis noomi ja raamatupidajal oli kogu aeg ülevaade olemas, et kuidas neil läheb. Samamoodi siis juhataja, kes ise küll ei olnud osalenud nendel väliüritustel, tema sai vaadata halduse poolelt Cloudix siis, et kuidas päevamüük edeneb, kas oli vaja jooksvalt teenindajatega suhelda või mitte. Et sellise võimaluse annab. Ja teine lugu tegelikult, mida ma saan ka jagada, on see, et eelmise aasta kevadel meie klient Megafort kasutas Cloudix POS-i kassat Viru keskuse aatriumis. Nad panid püsti sinna ühe ajutise ehtepoe. Nende poolt oli väga lahe lahendus, et kuidas seal aatriumis siis tagada päeva lõpus see, et kaupa sul ära ei varastata ega midagi. Nad tegid sellise kokkukäiva karbike, sulgesid selle ära, aga sinna ei olnud vaja teha mingisugust eraldi kaabeldust, riistvara otsida, samamoodi müük toimus tahvelarvutist ja siis info jooksis noomi neile.
Täna ongi tegelikult CloudXBoss'il juba täiesti olemas halduse pool samamoodi. See on ilusti skaleeritav kõikidele seadmetele ja üks suur eelis ongi see, et ta annab siis selle reaalajas nähtavuse. Siia juurde ma saan ka tuua ühe näite pärast. Triin, mu kolleeg, räägib Kanadast muidugi täpsemalt, aga üks põhipõhjus, miks meie Kanada partner otsustas ka välja vahetada enda tänased lokaalsed POS-süsteemid, meie pilvepõhise lahendusega ongi see reaalajas nähtavus. Neil juhtus niimoodi, et üks teenindaja pidi tellima sigarette $200 Kanada eest, kahjuks tellis $10,000 eest, nii et ettevõttel oli kahju päris suur, sest et keegi seda varasemalt nagu lokaalselt üle vaadata ei saanud ja sellised vead on päris kallid. Ja kui me mõtleme seda, et reaalajas nähtavus võib olla eriti oluline suurematele ketipoodidele, kus tuleb teha otsuseid väga kiiresti ja üle mitmete asukohtade, siis tegelikult me näeme, et ka see väike kaupmees hindab seda, et tal on reaalajas ülevaade, ta saab seda ise vaadata, mis toimub tema müügipunktis, kui ta ise on välismaal reisil või ta on vanaema juures puhkamas, et tegelikult see võimalus on ja paindlikkus on talle antud. See on nii, nagu me juba korra mainisin, et tänapäeva klient on digitaalne, seda me kõik teame, et nutitelefon on muutunud pigem igapäevaseks tööriistaks. Nutitelefonide kaudu me tellime transpordi, me ostame kaupa, me broneerime reise, et seetõttu ootab klient ka sellist lihtsat kogemust tavalises füüsilises poes. Et uuringute järgi, Deloitte uuringud siis on välja toonud, et see, et mobiilne digitaalne seade mängib üha suuremat rolli ka igapäevases füüsilises poes, et see ei ole enam ainult poekogemus, vaid ka see on kombineeritud digitaalne kogemus seal koos, nii nagu ka salvestis täna on, et klient tuleb oma nutitelefoniga, võtab selle taskust, skaneerib, saab ära lõpetada. Siis see tegelikult ongi meid toonud siis selleni, et iseteeninduslikud lahendused on kasvutrendis ja ka meie pakume neid, näeme, et neid on vaja pakkuda, selleks on valu, mida saab ise lahendada. Muidugi annab see juurde ka selle, et tegelikult saab paremini planeerida töötajate tööprotsesse, ja muid lahendusi, et uuringud on siis välja toonud, et näiteks Saksamaal tehtud uuring siis, et 70 noorest inimesest kuni vanuseni 24 eelistab kasutada iseteeninduskassat ja see rahuloluprotsent on päris kõrge sellest ostuprotsessis. Et vanuse kasvades natukene see rahuloluprotsent on langustrendis, aga jääb ikkagi päris kõrgeks, et 50+ vanustes on see 76% Saksamaal tehtud siis uuringu järgi. Mida inimesed, kliendid hindavad, siis lõppkliendid ikkagi seda, et tal on endal kontroll selle ostuprotsessi üle ja saab võib-olla kiiremini ka, kui ta ootab seal kassajärjekorras. Ongi, mis siis need iseteeninduslahendused aitavad siis ka paremini poodide või müügipunkti seda tööprotsesse organiseerida, oligi mõte siis selles, et tegelikult näiteks meie pilvepõhisel lahendusel on võimalik valida, et kas sa oled kassa funktsionaalsuse vaates või sa oled iseteeninduses, et saab kasutada mõlemat, et ei pea olema seotud ainult puhtalt riistvaraga, nii nagu oli varasemalt. Jah, siin on mõned tootepildid, et tegelikult pausi ajal ma võin teha
ilusti erinevaid tootedemosid rääkida, saab meiega kokku leppida, aga siis meie näeme, et üks suur eelis ongi see, et iseteeninduskassad on ka tänapäeval juba pilvepõhised. Ja see annab, ja ütleme niimoodi, et iseteeninduskassasid me näeme tegelikult suurtes poodides igal pool, see on pigem standard. Ja mis see siis annab kaupmehele ongi, et tipptunni ajal see aitab vähendada järjekordi, annab selle kiiruse, kes tunneb ennast mugavalt ja saab seda kasutada. Samamoodi saab anda paindlikkuse siis, et näiteks kui tipptund saab mööda, teenindaja pöörab kassa siis iseteeninduskassa moodi või vaatesse, siis teenindaja saab minna neid riiuleid täitma, mis said võib-olla otsa või ta saab minna enda vajalikule tööpausile, et seda saab juba paindlikumalt reguleerida. Ja siis tegelikult oma rahvusvahelised klientidelt me ikkagi kuuleme seda, et tööjõupuudus välisriikides kohati võib olla väga suur. Et otsitakse võimalusi, et kui sul on näiteks müügipunkt, sul on 3 iseteeninduskassat ja üks teenindaja siis kassaga, kes siis vajadusel abistab või on olemas, või siis saab ka muuta tegelikult täiesti autonoomseks. Sellest räägib Triin lähemalt, et kui sul ei ole võib-olla igal hetkel võtta neid vajalikke teenindajaid, et samamoodi näiteks eelmisel aastal oli meil partneriga suhtlus, et nende põhiprobleem oligi, et Saksa enda inimene ei soovi teha teenindaja tööd ja pole piisavalt usaldusväärseid inimesi ikkagi leida sinna turule ja siis ka nagu väga tugevalt liiguti selle iseteeninduslahenduste suunas, et kuidas seda sisse tuua. Siis siin veel mõned pildid. Selle slaidi mõte on siis tuua välja, et tegelikult täna Eestis ka järjest rohkem liigutakse digitaalsete kviitungite suunas, paberkviitungit keegi enam ei taha, see on kaupmehele keerulisem hallata ja meie pakume siis seda digilahendust. Oluline on, et klient enne ostu sooritamist teab, kus ta selle kviitungi kätte saab, kas siis oma mobiilirakendusest, iseteeninduskeskkonnast või e-maili pealt on ja see on lihtsalt selline kaupmehe enda teavitamise küsimus. Ka eelmisel suvel rakendus Euroopa Liidul siis ligipääsetavuse akt, et kõik uued iseteeninduslahendused peavad vastama teatud nõuetele ja vanadel siis anti mingisugune üleminekuperiood. Et meie täna seda juba pakume oma CloudX lahenduse peal. See kindlasti võib-olla ei ole nii ideaalne, kui see võiks olla, sest et iseteeninduse pool on meil väga uus, alles selle aasta sees, siis aastanumbri sees launch itud, ütleme niimoodi, laivi pandud, aga mida me näeme, et meil endal ka on just järgmisel nädalal üks klient, Battle Industry, kes ütles, et nemad ei soovi mingisugust paberkviitungit iseteeninduskassast anda. Keegi peab minema kohale, hakkama printeril seda paberit vahetama ja jälgima, et tänane aitäh, et ma pigem panen selle mingisuguse väikese kleepsu sinna iseteeninduskassa peale ja seal on olemas e-mail, kus selle alati kätte saab. Jah. Ja kui me siis seda toodet üldisemalt arendame, meie jaoks on hästi oluline, et see oleks kasutaja mugav, intuitiivne. Proovime sinna kaasata ja panustada erinevaid tugirühmasid, uuringugruppe, klientidelt kogume ka aktiivselt tagasisidet. Ja nagu ma välja tõin, siis tegelikult meie iseteeninduskassa võimaldab siis kasutada seda erinevates moodides ehk siis erinevates vaadetes.
Siin on üks kiire demo, kuidas see siis toimib. Et siin ma kõigepealt piiksutasin tooted skaneerijaga ja siis valisin tootegruppidest, saab teha lisamüüki ja siis on kviitung. Siin videos natuke läheb aega, juhtub ka parimatel, et parool läks meelest ära ja siis üritasin seda meelde tuletada. Ja kohe ta siis järgmise katsega. Mis selline parool oli siis? Selle saab iga klient endale eraldi. Et nüüd ta küsib töö kohta ja siis oledki kassavaates, saad teha oma kiire müügi, sularaha müügi, kui kellelgi on tõesti väga vaja, näiteks on ju, et kõikidel ei ole digitaalseid vahendeid, siis on võimalik vahetada neid. Nii nagu Marek juba rääkis, siis Cloudixi platvormil on olemas ka skaneeri ja maksa mobiilirakendus. See nüüd on ära integreeritud ja 100% töötab meie pilvepõhise kassasüsteemiga ka koos. Ja kliendil ongi võimalus siis teha oma ostud 100% enda telefonis või siis tegelikult nüüd on võimalus teha ka siis kassasse suunata seesama digitaalne ostukorv. Selleks nagu ikka kassade juures on QR-koodid. Meie oleme seda lahendanud niimoodi, et kui sul on Cloudix POS-i lahendus, siis kliendi ekraanil on muutuv QR-kood, mis on ühendatud kassaga. Kui klient seda QR-koodi skaneerib, siis tema ostukorv automaatselt hüppab üle kassale. Ja äppis ta saab teavituse, et see on üle antud. Et jah, ja oluline info ongi siis, et tegelikult müük vahet ei ole, kus see siis lõpetatakse, registreeritakse üldises pilvepõhises süsteemis ja meie mõte ongi siis see, et see tegelikult ei ole enam eraldi süsteem, vaid kõik on integreeritud ühtseks ja see ostuprotsess on täielikult ühendatud. Siin on video sellest, millest Marek rääkis ja mis soovid tal olid tegelikult, et teenindaja saaks teada sellest, et äpiga tuldi ostlema. Meil ei ole seal kirjas ühtegi kliendi infot, aga lihtsalt sa näed, millele võib-olla tähelepanu pöörata, on see, et see punane mummuke siin, mul hiirt ei näita, punane mummuke seal üleval, see number muutub. Et hommikune aeg, kõigepealt tegin ühe kiire demo selleks, kuidas POS-is asjad on, välja näevad. Ja natukene võttis aega, et klient siis tuleb poodi, oli skaneerinud juba ühe toote ja seal on näha tema ostukorv. Ja kui ta selle lõpetab, siis see number samamoodi seal kohe muutub. Jah, jõudiski vist lõpuni. Ehk siis ongi see, et teenindajal oleks ülevaade olemas, et mis poes toimub, kes tuli, kas on vaja midagi edasi liikuda või kellegiga suhelda. Oi. Siis
Marek juba päris palju rääkis nende ettetellimise lahendusest ka, Cloudixi rakenduses on see siis täiesti olemas ning ütleme niimoodi, et kasutaja väga tihti ei taha enam oodata nendes teeninduspunktides. Ta tahab ise otsustada, millal ta tellib, mis ajal ta kätte saab ja nii nagu mul on hea meel, et Salvest väga kasutab seda, et ajatamise varianti ettetellimise puhul, et klient teab, mis ajaks tal on valmis. Et see on väga oluline pool sellest, et kõik ei pea tulema just kohale, ütleme niimoodi, et kui teenindajal on sobiv, aga siis kui talle endal on sobiv aeg. Ja võib-olla mis veel siis ongi see, et tegelikult kui tehakse ettetellimus, siis klient saab olla reaalajas kursis sellega, et kas tema tellimus on kinnitatud, kas seda hakati täitma ja erinevad staatused, et ta saab ise aru ka, et kuni selleni, et märgitud, et tellimus on valmis ja ta saab ka minna näiteks varem kohale, kui on vaja. Et see on ka selline asi, mis seal äpi poolel on täitsa olemas. Ja nagu Salvesti puhul ka välja tuli, ongi siis see, et kui ettetellimisele on pandud see ajatamise märge juurde võib-olla, et siis aitab paremini neid tööprotsesse koha peal organiseerida ja tipptunde hallata. Kui vaadata Cloudixit või ütleme kaubandust laiemalt, siis pelgalt enam kassasüsteemid ei ole lihtsalt kassasüsteemid, pigem ikkagi eeldatakse, et see on mingisugune platvorm, kus kõik need erinevad ostuprotsessid toimivad ühtselt. Nii füüsilises kassas, iseteeninduses, mobiilirakenduses, e-kaubandus sinna samma juurde. Ja see pilvepõhine platvorm siis annab kaupmehele selle võimaluse olla reaalajas kursis. Samamoodi tal on kogu ülevaade laoinfost, tal on kogu ülevaade kliendiinfost ja kõikides kanalites see info on sünkroniseeritud, jookseb kokku. Ja siis meie eesmärk ongi pakkuda sellist platvormi. Kõiki neid lahendusi, et meie tänapäeval kindlasti näete ise ka, et see on see suund, milles tulevik liigub. Ja oluline ongi, et kaupmehel oleks see info olemas, mille põhjal siis oma edasisi otsuseid teha, oma valikuid teha ja ka piisavalt vabadust neid teha endale mugaval ajal. Et lokaalsete süsteemidega on vaja hästi palju koordineerimist, pilvepõhiste asjadega sul on rohkem vabadust. Kas kellelgi on küsimusi? Jah. Ma alati küsimusi. Ma ei ole kunagi Cloudixit ise kasutanud. Ma ei mõtlen selle peale, et kui ma lähen Selverisse seda põnni toodet ostma, mul Cloudix äpp on, Nii. Ja samas ma lähen tanklasse. Kuidas aru saab? Et ma tõmban endale Cloudix äppi ära. Ja siis täpselt, ja. Seal on, ma ei ole seda päris kasutada, ma võtan kaardi lahti, siis ma näen kõiki, kus ma Cloudixit saan kasutada. Jah, täpselt. Ja. Aga see kasutaja on üks, et ma teen endale oma kasutajat. Ja see kaupmees ehk siis vahet ei ole, kas see on Jettoil või see on Salvest, nemad on siis pidanud panema püsti oma selle teenuspunkti on ja siis selle järgi saabki aru, et kus sa siis oled ja mis sa siis teha soovid. Sa oled selle koha peal, annab teada, et sa oled seal, siis ma saan seda kasutada. Ma just mõtlen ka selle ettetellimise variandis, et ma teenin seda Cloudix äppi ette, ma saan tellida Salvestist endale ette, samal ajal ma saan tanklast kätte tellida. Ütleme niimoodi, et kõikidel kaupmeestel ei ole seda ettetellimist. Kui oleks. Ja, täpselt. Sama põhimõtteliselt on. Ja. Ja võib-olla selle asukoha tuvastamisega, et seal täna äpis on 3 varianti. Üks on see, et sa valid kaardi pealt, et liigud ringi, valid, et ma olen siin. Teine on siis GPS, kus sul on lubatud teise tunnepära. Ja kolmas siis tegelikult paljudes kohtades on ka QR-iga, et sa skännid QR-i ja siis ta juba saab aru, et näe, ma olen siin. Jah, et see on see müügipunkt või see on see teenuspunkt, mida ma nüüd nagu kasutama tahan hakata.
see on mingit reklaame või mingit? Ei, et kuna praegu Cloudiks on selline, kus meil on erinevad kaupmehed koos, siis me ei ole seda sinna sisse kuidagi integreerinud, et mitte kellelegi liiga teha, aga võib-olla see on variant nagu. Sama asi, et kas tal on ka see push-up notification'i võimalus, et kui sa oled lubatud Kepsi ligipääsu, et oled 100 meetri kaugusel, kas ma saan talle teavitusena tule osta mulle põnnitoitu, et kas see on lubatud praegu või sellist asja ei ole? No põhimõtteliselt tegelikult selline asi on meil tootearenduses, et saaks saata ja täpselt, et Kanadal on tegelikult see olemas, et saata neid push notification eid, et see oleneb jälle selline kaupmeestest, et aga ütleme, kuna Kanadal on endal on selline white label äpp, suurematel klientidel võtavad selle white label, et siis seal on rohkem võimalusi, et Cloudiks siis otseselt ei ole veel see jõudnud, aga mõte on. Kellelgi veel küsimusi? Ei, aitäh teile. Ja ma reageeriks selle küsimuse. No. Ma rääkisin ise teenimisest siin. Siis tegelikult oleks jällegi kliendipõhiselt hea tagasiside saada. Ja meiega on täna siin tegelikult ka Coopi esindaja Antsla tarbijate ühistud. Aigar. Jaa, sellepärast ma vaatasin, et sa oled siin telefonis, et äkki... Suur probleem vähem lahendamist ose. Jah, okei. Aga me võime selle küsimuse võtta ka enne pausi näiteks. Jaa, võime pärast ka võtta. Nii, Aive tegi väga hea sissejuhatuse juba, ma võib-olla räägin siis Cloudixi kliendist. Me oleme siin palju rääkinud Tartu, Eesti kontseptsiooni, aga räägime natuke rahvusvahelisest, mida me täna teeme, kus me oleme. Alustan siis enda tutvustamisega. Minu nimi on Triin. Olen Astros nüüd töötanud juba peaaegu 5 aastat. Tänaseks olen ka valdkonnajuht sarnaselt Aivele. Huvitaval kombel täna keskendun võib-olla siis elektrilaadimise lahendustele, aga kuna enne seda olin projektijuht olnud kaasatud päris mitmes erinevas projektis, alustades tootmisest, lõpetades kütusega, rahvusvaheliste projektidega, põhimõtteliselt kõiges natuke olnud kaasatud, et selles suhtes on seda kliendiga suhtlust ja Astros olnud kogemust päris palju tekkinud. Kindlasti ei väida, et kõikidele küsimust alati 100% oskan vastata, kõike tean, aga jah, et selles suhtes on see laiapõhjaldane. Ja räägingi siis natuke sellest kliendi loost, mis me siia iseteeninduse kontseptsiooni sisse toome, et kuidas on meie klient ja väga hea partner Kanadas, kelle nimeks siis on Reso, ära kasutanud seda iseteeninduse buumi, kuhu nemad liiguvad, mida me oleme nendega koos teinud ja võib-olla siis, et millised on olnud mõned väljakutsed ja mis sellest nagu äriliselt on neile nagu positiivset mõju toonud. On keegi siit ruumist ise Kanadas ka käinud? Ei ole, väga huvitav. Meie oleme neil isegi külas käinud, et tiimiga oleme käinud vaatamas, aga huvitaval kombel alustasime koostööd koroona ajal. Ja alustasime siis tanklalahendused, esimesed tanklad läksid püsti niimoodi, et keegi ei olnud ühtegi nende asukohta näinud, me polnud neid inimesi näinud, saatsime lihtsalt riistvara kohale, koostöös panime kõik tööle ja voila, oligi lahendus Kanadas püsti. Mis on see võlu just selle pilvepõhise lahendusele, et seda lokaalset kohalolu vajadust on võib-olla oluliselt vähem. Ettevõte siis tegutseb juba päris mitu aastat ja tegelikult tegutsevad erinevate brändide all. Nende hulgas on siis RL Energies, Belsile, Reso, Hivi ja tegelikult on ostnud paljusid kette üle, et ühe nii-öelda selle vihmavarju all tegutsevad, aga erinevad nimesid on siis nagu turul näha. Ja milliste teenustega nemad siis tegutsevad, et nende teenuste platvorm on väga lai, mis meie Cloudixi kontseptsiooniga sobib väga hästi. Nagu ka siin enne mainitud, et näiteks samast äpis sa saad käia salvestis ostlemas, sa saad käia tankalas kütust tankimas, elektriautot laadimas, põhimõtteliselt autopesu tegemas ja nii edasi. Ja lisaks siis sellele kütusele neil on ka mugavuspoed,
on mugavuspoed, mis on tanklates, on ka sellised mugavuspoed, nii-öelda R-kioskilaadseid eraldiseisvaid autode või elektriautode laadimise teenust pakuvad. Neil on ka oma autopesulad ja siis sinna hulka ka veel oma hotellid, kus tegelikult on ka nii-öelda see Reso või Cloudixi lahendus siis juba integreeritud ja kasutusel. Et väga laiapõhjaldane ettevõte tegeleb erinevate asjadega. Siia vahele ütlen ka, et kui kellelgi on jooksval ka küsimus, et ei pea lõpuni ootama, andke käega märku, kuulame ära, et te selles suhtes flow'd ei sega, et võib julgelt nagu sõna võtta. Alustame siis võib-olla sellest, et millised olid need esimesed probleemid, kui Kanadas seal olid, et et hakkame siis Cloudixiga koostööd tegema, et miks nad üldse meiega ühendust võtsid, tegelikult huvitaval kombel olid nemad need, kes meid leidsid siit Eesti kaugest nurgast ülesse. Ja mis nende siis eesmärgid alguses olid, et tänagi on need samad probleemid laual. Koostöö on kestnud juba 5+ aastat, nii et veel nagu tegeleme ja arendame ja selles suhtes väga äge nagu klient ja partner. Esimene point oligi siis see, et nende asukohad, kus need jaamad ja poed on väga inimtühjades kohtades, need on pigem sellistes läbisõidupunktides ja ütleme, et Kanada mõistes kaugel, mitte Eesti mõttes kaugel, vaid tõsiselt nagu nad on seal prantsuskeelse piirkonna üleval kuskil või keskel ei midagi nii-öelda. Et tegelikult ongi sellest sõltuvalt siis olidki põhilised probleemid, et sinna oli raske saada tööjõudu või on tänaseni siis raske leida tööjõudu, kes oleks kvaliteetne või et seda üldse oleks, on ju. Et kas siis keegi pidi kuskilt pikki vahemaid sõitma ja rääkimata siis sellest, et selle teenuse kvaliteet oli üsna ebastabiilne ja sellega kaasnevad ka suured tööjõukulud. Et see ebastabiilsuse või selline ebastabiilsuse teenuse kvaliteet hea näide on sellest, et ei olnud haruldane enne, kui me nüüd Cloudixi platvormiga sinna jõudsime, et võiski olla teenusejaam, oli see siis pood või kütusemüük või mõlemad, oli kinni, sest et töötaja hommikul eestas, et sorry, ma ei tule. Ja kuna tööjõudu ei olnud saadaval niimoodi nagu suuremas linnas, et sa umbes saadad kellegi teise kohe nagu sinna samal ajal sõitma, see oligi niimoodi, et paar tundi oli jaam või pood kinni, sellepärast et inimene ei tulnud ja läks aega selleks, et leida nagu keegi teine asemele. Ja tegelikult siis suur tööjõukulu samamoodi, et ikkagi inimese palk, ütleme, et selles piirkonnas aastas keskmine inimese palk on $65,000, siis üsna kiiresti jooksevad nagu need numbrid kokku, et need numbrid, mis inimese palga pealt siis kokku suudad hoida, lisaks ka inimeste manageerimise kulu, tegelikult investeerida see iseteenuslahendustesse. Ma usun, et kõik suudame arutada, et palju sinna investeerida, siis saab selle sama raha eest. Aivega mainisin juba tegelikult neid inventuuri probleeme, et samamoodi puudub, see on nagu osaliselt seaduse tarkvara killustatusega, aga neil puudub ühtne süsteem, ühtne tellimissüsteem, palju tehakse või tehti e-maili teel, mis tekitaski siis hästi palju vigu, nagu näiteks sigareti tellimise probleem on, et järsku sul on terve poetäis sigarette ukse taga ja siis üks asi on see kulu, teine asi on, mis teed nendega siis, et kuhu sa need paned ja mis siis nagu edasi saab, et selliseid päris huvitavaid seiku, mis tegelikult on nagu aidanud lükata neid siis selle poole, et platvormi ühtsustada. Nagu ma enne mainisin ka, et siis nad on tegelenud palju sellise üleostmisega. Sellest on tulenenud ka see, et kui ostad näiteks uue poe üle või poeketi, siis seal on erinevad süsteemid kasutusel, et siis tänane eesmärk neil on olnud ja siiani on siis neid süsteeme ühtlustada, et kõik oleks omavahel nii-öelda seoses, liiguksid need andmed, liiguksid tellimused, liiguksid laojäägid ja hinnad igale poole võimalikult kiiresti. Ja siis võib-olla siin viimane point, et siin kirjas ei ole, aga ühesõnaga, et nad ise on ka öelnud,
et neil on oluline, et nad saaksid oma tarkvara ja iseteeninduslahendusi ka jooksvalt uuendada, lisada võimalusi, et selleks on ka oluline, et sul ei ole 10 erinevat süsteemi, mida siis sa pead kõiki hakkama ühe funktsionaalsuse lisamiseks siis uuendama või arendama, on ju. Ja siis võib-olla siin ongi see pilt sellest ühest hotellist näiteks, mis neil ka seal keti alla siis kuulub. Olen ise ka ööbinud, väga äge, kui keegi Kanadasse läheb, siis soovitan. Et meie lahendus siis koostöös nendega on olnud see, et ongi Cloudixi pilvepõhine platvorm. Kui kuulete erinevat Cloudixit ja Resot, siis see on just see, mis me rääkisime, et tegelikult Cloudixil on võimalus ka teha inglise keeles siis white label, et tegelikult panna oma värv, oma logo sinu nime alt nii-öelda äpp poodi, aga tegelikult on ta see standardiseeritud Cloudixi lahendus, et funktsionaalsus on sama mis Cloudixil, aga ta on sinu enda brändingu alt. Et siis Reso on meie see Kanada brändingu versioon Cloudixist, et siis kui läheb sassi, siis tegelikult on see sama toode nii-öelda. Just ja siis ühe lahendusena, mis siis oleme rakendusele võtnud, on iseteeninduslikud lahendused, on see siis äpp. Tegelikult ka launchime praegu kassasüsteemi ja see kogu mõte on selles, et ongi hübriidlahendused. Et neil on teatud jaamu ja poode, mis on täielikult iseteeninduslahendused, et varsti ma näitan seda võib-olla äppi, seda flow'd ka, aga tegelikult skännid äpiga sisse, teed oma poodlemised äpiga ära, lähed äpiga uksest välja, vajadusel paned laadija ka veel sama äpiga tööle ja ongi kõik, et tegelikult inimesega nagu interaktsiooni üldse ei ole. Aga on ka sellised suuremad linnades olevad asukohad, kus siis tegelikult see hübriidlahendus on neile nagu kõige parem, et tegelikult ei ole eesmärki teenindajat täielikult eemaldada, vaid lihtsalt anda see võimalus, et lahendus saab töötada näiteks öötundidel, ilma teenindajata, päeval tuleb teenindaja, on seal ka olemas, et tegelikult sul on nagu mõlemad variandid olemas. Ja samamoodi just selle mõttega on nagu see Cloudixi boss ja iseteenindus variant ka nagu tehtud, et tegelikult me ei väida, et kõik peab olema kogu aeg iseteeninduslikud, et saab nagu valida ja kaupmehel jääb endal see võimekus otsustada. Just. Ja võib-olla rääkisin natuke enne ka seda kliendi teekonda äpiga, et samas siis sellest Reso äpist on võimalik siis teha kõiki neid teenuseid, panna oma auto laadima. Samal ajal, kui sa lähed näiteks poodi, jätadki auto laadima, kuna teadaolevalt siis see laadimisteenus kestab kauem kui tavaline traditsiooniline kütuse tankimine. Või siis, kui sõidad kütuseautoga, siis panna ka see auto äpiga tankima. Minna poodi, avada Cloudixi äpiga uks. Põhimõtteliselt hästi lihtne lahendus, skännid QR-i. Me kontrollime ära, et saab erinevaid turvalisuse kontrolle, millest ma kohe räägin, lisada sinna ka, et oled kasutaja, sul on olemas valiidne pangakonto näiteks või pangakaart lisatud või lojaalsusprogramm või mis iganes. Siis lähedki tuppa. Toas on näiteks pood, väike mugavuspood. Ütleme, et nende kontseptsioonis on, siin ei ole pilti, aga ongi selline rekkajuhtide lounge, kus rekkajuhid siis tegelikult lähevad sinna sisse, saavad ise osta endale vett ja krõpsu ja mida vaja. Saavad seal veidi aega veeta, maksavad kõik selle äpis ära, scan and pay. Äpis saab kviitungi ja tegelikult saad ka äpiga poest välja ja kõik ongi tegelikult sul selles ühes flows nagu sees. Et selline kõike hõlmav lahendus, et nendel õnneks on selline ägedad asukohad, kus on kõik need teenused nagu olemas ja just. Aga nagu ma mainisin, see ei ole kõikides asukohtades, on ka palju asukohti, kus on traditsiooniline kassasüsteem, mis siis päeval tegelikult töötab ka. Võib-olla siin korra Mareki esituse sai mainitud ka see turvalisuse aspekt. Kindlasti see on iseteenindusliku lahenduste puhul teema. Ma ütleks, et see on ka teenindajatega lahenduse puhul teema, et tahes tahtmata tekib see küsimus, et kui keegi ei kontrolli, isegi kui keegi kontrollib, siis kuidas seda nagu vähendada, on ju, et tegelikult on ka sellistes digitaalsetes lahenduses võimalusi neid riske mitigeerida vastavalt vajadused.
et antud projektis meil näiteks ongi ukseavaemus ja me teeme kasutajakontrolli, me teame, kes see kasutaja on. Me teame, et mis maksevahend tal on, me vaatame, et see maksevahend oleks ka valiidne, et ei saa lihtsalt mingeid suvalisi pangakaarte sinna umbes lisada ja loota, et tegelikult saad ukse sisse, on ju. Eks see muidugi sõltub sellest, et millises piirkonda sul vaja minna on ja kui palju seda vaja kontrollida on. Just siis backendi poolel on väga detailne logimine, kõik, kes tulevad sisse, kõik, kes lähevad välja, kogu info on logitud, et kui peaks tekkima mingi probleem, et siis tegelikult on ka kaupmehele kõik see info väga kergesti kättesaadav, et ta saab seda siis analüüsida. Ja siis lisaks sellele on muidugi kaamerad ja kaugjälgimise süsteemid, et tegelikult neil ka tanklalahendustes on seadusega nõutud, et keegi ikkagi seda protsessi jälgib, et seda siis saab kaugelt teha, aga pluss on see, et see inimene istub kuskil suures linnas, vaatab mitut kaamerat korraga, et selles suhtes ei pea olema seal koha peal. Aga siin tegelikult on palju selliseid tuleviku võimalusi kindlasti veel, et kuni selline välja, et sul on AI-põhised kaamerad, mis siis tuvastavad vargusi ja nii edasi, on ju, et selles suhtes on kindlasti turul areneb neid turvalisuse meetmeid, mida saab ka nagu rakendada sama kiiresti, kui ma arvan, et iseteeninduslahendused arenevad. Ma olen siin võib-olla rääkinud sellest, et kuidas kõik on nii hästi ja kõik on nii tore, aga alati igas projektis, igas protsessis on ka väljakutseid. Alati kõik ei ole nii, et kohe võtab, paned ja kõik töötab ilusti. Jah, ühesõnaga, et tõin välja mõned võib-olla sellised väljakutsed, mida olen ise märganud selles projektis. Et üks kindlasti on klientide harimine ja klientide nii-öelda esmane selline kogemuse kaasaaitamine, et kui sa oled harjunud sellega, et sul kogu aeg ongi see teenindaja, sa lihtsalt lähed kassasse, see protsess on meil nii juba pähe nagu süübinud, et tegelikult see ei tule kõigile loomulikult, eriti võib-olla vanemale generatsioonile, et järsku võtad oma äppi ja kõike sa sealt saad teha, on ju. Et kindlasti see kliendi harimine ja see esmakordne nagu aitamine on asi, millega tuleb tegeleda. Ükskõik millisest iseteenindusest me räägime, et lihtne võib-olla enda vaatenurgast vaadata, et vajutad neid nuppe ja mis see siis olgu, on ju, aga kõik ei ole nagu samasuguse tausta ja samasuguse kogemusega, et sinna kindlasti tuleb nagu kaupmehe poolt ka panustada. Et jah, üritame süsteemi teha võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks, aga alati lõpuni seda ei ole nagu süsteemi poolelt võimalik teha. Et tegelikult on ka siin partner pannud selgitavaid, siin on näha, et jaamades on selgitavad juhised, kuidas äppi kasutada. Samamoodi kindlasti oluline, et igasugune support või tugi on nagu saadaval, kas või telefoni kaugusel on ju. Mis on ka siis see kolmas punkt, et kui sul ei ole inimest, kelle käest nagu abi küsida, et siis sul võib tekkida nagu see olukord seal koha peal, et ma ei oskagi midagi, et sul peab olema ikkagi mingi viis, kuidas siis kontakteeruda. Üks väljakutse, mis kindlasti on ka klientidelt tagasiside saamine, et tihtipeale Eestis eriti, aga ka välismaal on seda probleemi, et ei öelda, ei suhelda, et midagi ei tööta, midagi on halvasti, siis tegelikult saame sellest teada alles siis, kui näiteks nende enda töötaja läheb midagi kasutama, on ju, ja sa vaatab, et näed, siin ongi mingi probleem. Et see on ka kindlasti väljakutse, mis ilma inimesteta asukohtades tekib. Et selleks tuleb ka nagu vaeva näha, et kliendid tunneksid, et nad saavad anda tagasisidet ja võib-olla siis julgustada neid isegi nagu seda siis andma, kas siis meili teel või lahenduses endas on mingi tagasiside vorm või midagi sellist. Et jah, selline vahetu tagasiside võib-olla nagu kaob ära võrreldes sellega, kui sul on inimene kassas. Ja kindlasti see viimane punkt, et kui me räägime pilvepõhistest versus lokaalsetest lahendustest, et kindlasti ka kassasüsteemide kasutajad teavad seda, et pilvepõhine ikkagi sõltub heast interneti olemasolust, et see on kindlasti riskikoht, mida tuleb nagu hinnata, et kui on tegemist nagu elutähtsate teenustega, siis tuleb see stabiilne internetiühendus pilvepõhiste lahenduste puhul kahjuks ikkagi tagada, et selle peale kindlasti nagu tuleb mõelda. Ja siis räägin ka võib-olla natuke sellest, et
millised on siis need meie koostöö tulemused ja mida klient ise on nagu välja toonud, et on sellest võitnud ja usun, et iga päeva, kui me uusi lahendusi turule, nendega Kanada turule toome, siis neid juurde ka tuleb. Et kindlasti number 1, 24/7 teenuste kättesaadavus, olenemata sellest, kas sul on tööjõudu, kus see asukoht asub, et nii poodide puhul kui ka nende lounge'ide puhul kui ka kütuse laadimise puhul, siis kogu aeg on teenused kliendile kättesaadavad. Võib-olla teises formaadis kui keset päeva, aga siiski on. Nagu ma mainisin, see stabiilne kliendikogemus. Selle kohta võib-olla jõuan kiirelt ühe loo ka rääkida, et meil oligi hiljuti, olime launchimas siis seda CloudX Bossi lahendust, nii-öelda seda kassavaadet 2 asukohta. Olime juba niimoodi, et 2 nädala pärast lähme laivi, et oleme valmis ja järsku saan kliendid kõne, et kuule, et me ikkagi ei lähe sellega laivi. Mõtlesin, et okei, et mis siis nüüd? Aga tegelikult selgus, et neil oli nii palju probleeme selle tööjõuga, et otsustasid põhimõtteliselt päeva pealt, et teevad poed täiesti iseteeninduslikuks. Et ikkagi vaatasid numbrid, vaatasid, et okei, et see manageerimise vaev on nii suur ja nüüd selle asemel, et bossi juurutada, me juurutame tegelikult nendesse poodidesse täis iseteeninduslikku lahendust. Et selline stabiilse kliendikogemuse puudumine viis neid nagu selle üle selle piiri, et tegelikult ikkagi, kui sul on iseteeninduslahendus, sul on suht hästi kontrollitud, mis see kogemus kliendil on ja see on iga kord ikkagi samasugune, eeldusel, et kõik siis töötab, on ju. Siis kindlasti neile suur väärtus, nagu me juba rääkisime siin andmete liikumisest erinevate süsteemide vahel, et ühtne platvorm kõigis asukohtades ja kõikide teenuste lõikes tegelikult annab neile selle, et kogu raporteerimine on võimalik teha ühest kohast ja ülevaade ka siis juhtkonnal on võimalik saada ülevaade kõikidest müükidest olemata teenustest ühelt platvormilt. Natuke juba rääkisime sellest hübriidlahendusest, et kindlasti ka see, et on võimalik siis vahetada erinevaid teenuseid vastavalt kellaajale või nädalapäevale. Ma arvan, et tööjõukulu vähenemine oli üsna selge selline pluss, on ju, et nagu ma neid numbreid rääkisin, siis ütleme, sellise rahaga saab suht palju isegi investeerida nagu iseteeninduslahendustesse. Ja võib-olla mainin ka, et see ei tähenda, et nendes poodides ei ole ühtegi töötajat, et neid ikkagi peab ju koristama ja keegi peab seal kohapeal vahepeal käima, aga see ei ole sul mitu teenindajat 24/7 kohapeal. Jah, sellest ma ka juba rääkisin ja võib-olla siis see viimane punkt, et tegelikult ka sellisel ühtlase platvormi suur pluss ja pilvepõhise platvormi suur pluss muidugi on see, et tegelikult uute funktsionaalsuste integreerimine on üsna sujuv ja seda on võimalik ka lihtsamalt teha, et kui me räägime mingitest lojaalsusprogrammidest või ongi mingitest notifikatsioonide saatmisest või muudest sellistest kliendi lojaalsust tugevdavatest süsteemidest, siis tegelikult on seda täna nagu üsna lihtne juba nende puhul nagu rakendada. Nii, rääkisin pikalt, meil tegelikult on siin minut aega, aga jätame aega küsimusteks, et kui kellelgi on küsimusi, võib julge küsida. Ei ole, seekord ei ole. Hästi, et siis meil tegelikult on kohvipausi aeg. Kui on mingi küsimusi näost näkku, siis võib hiljem tulla ka minu Aive või Mareki või ükskõik kelle esineja juurde ka küsima, et ei tasu karta või hiljem emailiga küsimused saata, et infot kindlasti on täna palju, aga loodan, et jah, on meeldiv. Ühesõnaga, ma ei tea, kas Pamela kohvipaus. Kus Erki kadus oma küsimusega? Jäin oma küsimusega jah Aigari juurde ennem, et Aigaril seal mingi väike tulepäev oli, aga äkki meil on kustutatud. Et hea mõte oli natuke, et klient räägiks ka
Aigar esindab siis Hansla tarbijate ühistut Coop süsteemis. Kuidas on nagu maapiirkondades iseteenindus vastu võetud siis ja kuidas inimesed seal toimetavad erinevas vanuses, kuidas on vargused ja nii edasi? Sa võid see esinema tulla kohe. Nii, kõigepealt vabandan, et enne selle viivituse pärast jah, et ma ei saanud tõesti väike tulekahju või natuke, isegi mitte väike, päris suur oli. Aga kui nüüd rääkida siis iseteenindusest, siis no ma arvan, et kõik seda Coopi iseteeninduslahendust nagu loodan vähemasti teate, et nii puldiga kui äpiga. Et see on päris hästi on vastu võetud, ma nüüd jään numbriliselt vastuse täpse võlgu, et kas meil on nüüd protsentuaalselt, kui palju meil konsumis on sellest ostudest nüüd iseteenust tehakse, ega suurusjärk võib-olla 25–30%. Ja suhteliselt hästi on vastu võetud erinevates vanusegruppides. Nii nooremate kui vanemate poolt, sest ma ise töötan selles süsteemis nüüd aastast 95 ja ma mäletan väga hästi sellist aega, kui meil esimene edupood tehti lahti ja seal tehti automaatselt avanev värav. Siis pensionär tuli koodi, vaatas, et käib piiks ja värav läheb lahti. Kurat, see küll õige asi ei saa olla, et siin on mingi jama sees, et tekkis selline tõrge kohe, aga nüüd on ka siis tõesti, kui me nüüd 5 aastat tagasi selle iseteenindus käima ajasime seal, siis oli muidugi nagu, et pidi küllalt palju olema seda toetamist, õpetamist, nagu sa rääkisid. Ja inimesed võtsid omaks ja küllaltki vaatad, et pensionärid käivad ja hullavad ise puldiga poes ringi. Mis on muidugi probleemiks on vargused, viimasel ajal rohkem. Tehakse erinevaid trikke tehakse, kuni selleni välja, et osad asjad skännitakse, osad ei skännita. Aga kõik see tuleb varem või hiljem tuleb ka nii välja, ja kuna meie eelis on see, et meil on suht väike nagu kogukond, siis on väga paljud inimesed on ka ilma väga tuvastamata, leiame nagu üles ja kõik oleme enamasti ikkagi kätte saanud, kui nüüd päris tulevad muidugi mingid gastrolleerijad siit Tartust niimoodi sinna, siis mida on ka olnud, et siis nendega on keerulisem. Nii. Inimese abi seal ikkagi aeg-läheb läheb vaja, kui mingit tõrge tekib, et päris nii ei saa, et ilma mehitamata nagu see asi töötaks, aga selle meil on see inimene olemas ja nii on. Küsi veel midagi. Jäi sul mainimata ka nii-öelda varguste teemaga, mida enne siin Marek nagu korra mainis, et kuidas teil seda lahendatud on või mis see protsent võiks üldse olla? Ma ei tea ja ega ma ei saa ka nüüd kõike siin nagu öelda, et kuidas me nüüd lahendame ja mismoodi me neid asju nagu näeme. Aga neid on. Äkki just vihjeid enda jaoks, et tuleb siit Tartust. Ma nagu üritan küsida ikka, aga sa oled ütleme, ma ei saa nagu kõike öelda, et mismoodi meie neid asju nüüd, kõike need, mida me näeme, mida ja kuidas me näeme, et meil ongi põhimõtteliselt taustaks on meil kogu see programm, mida me seal arvutis näeme, pluss paralleelselt on mingi videovalve on kõrval ja otse, ütleme muidugi selles mõttes, et meil nagu müügid on otsekohe nähtavad. Ka kui ta on maksmine ära, kui sul käib seal mingi 10 sekundit kuni minut, ütleme, et kuni siis protsess on sooritatud, siis meil see nutikassas on kohe seal admini töötajal on seal puldis on, et see nüüd maksab ja moment on nagu kohe näha, aga muidugi seda aega neil ei ole, et jälgida, et kas nüüd kui nüüd ostja pooleli lõpetamata, siis jääb muidugi sinna ülesse kohe, et on koheselt näha jah, et see on nüüd lõpuni minemata. On veel kellegi äkki küsimus iseteeninduse kohta veel? Unikaalne võimalus küsida otse allikast. Ei ole. Ja nagu mingi vanasõna on, et iseteeninduskassa on introvertse eestlase kõige suurem rõõmuallikas, et siis ei pea isegi tere ütlema müüjale poodi.
no väga hea, sellega lõpetame siis. aitäh. Tänud sulle.